Tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie septembrikuu teise poole ülevaade. No nii, kaalud, kodu, töö ja kodu. Ehk siis teie jaoks on sel kuul kõige olulisem teie suhe. Kui teil seda veel ei ole, siis suhe lähedastega, suhe iseendaga teil on tarvis luua stabiilsus ja absoluutselt mitte sõnadega, vaid tegudega. Ehk siis praegu teie teod räägivad kõvemini kui teie sõnad ja teie nii-öelda vajadus kogu aeg midagi teha või siis enda süüdistamine, et miks ma ei tee, võiks praegu kõrvale visata ja analüüsige oma nii-öelda majanduslikku seisu hästi hoolega, sest praegu on see aeg ja koht, kus teie nii-öelda valikutest sõltub üsna tükiks ajaks see, millises majanduslikus seisus te olete. Ehk siis, kas te panete kõrvale või te investeerite millessegi või siis arvutate ümber oma senise nii-öelda kulutamiskäitumise, mis ongi otseselt ka teie pere ja koduga seotud, sest rahaprobleemid tekitavad ka suhteprobleeme, kui need juhuslikult on. Kõik asjad peavad olema sel kuul nii-öelda tasakaalus ja paika pandud selleks, et te saaksite ka järgmised kuud stabiilsest kohast edasi areneda. Kui te nüüd olete lotomängija, siis sel kuul tasub kaaluda mõne pileti ostmisele. Aga tehke seda siis mitte sellepärast, et mina seda ütlen, vaid tehke seda siis, kui teil on tunne, nüüd ma peaksin, ärge siis mõelge, et ma ei hakka või ehk siis kuulake oma just nagu sisetunnet selles osas, et mida, millal ja kui palju. Sest jah, väliste või ülemõtlemiste tulemusena, väliste mõjutuste või ülemõtlemiste tulemusena ostetud piletid tõenäoliselt teile midagi ei kingi, kuulake rohkem oma sisehäält või siis unenägusid või mis iganes on teie jaoks nii-öelda see märguanne või kuidas te tunnete. Aga üldises mõttes tuleb üsnagi kodu ja tööga seotud kuu, ehk siis üsna rutiinne selles mõttes, et väga mujale te vist välja ei pääse ja mingeid muid olukordi endale väga erilisi olukordi endale luua ei saa või ei peaks. Ja ongi hea. Suhted nii tööl kui kodus on selle kuu lõpu nii-öelda väljakutse teile. Selleks, et need stabiilseks saaks, on tarvis midagi teha, mitte lihtsalt rääkida millegi tegemisest. Aitäh ja olge hoitud!